Noh, ma tahan teid väga tänada. Nagu kõik teavad, on sellest palju räägitud. Me läheme, sellest on palju räägitud. Me oleme suured sõbrad. President on teinud uskumatut tööd. Juba lennujaamas maandudes oli näha, kui ilus see lennujaam on ja et üks hoone on minu järgi nimetatud. Ma olen selle üle väga õnnelik. See oli väga kena. Lennujaam on tõeliselt ilus. Sisse sõites olid teed täiesti uued ja kaunid. Ja te olete olnud suurepärane juht ning austatud juht kogu maailmas. Ja tõesti, meil on olnud algusest peale hea klapp. Meil on olnud väga eriline suhe ning Türgist on presidendi juhtimisel saanud väga võimas riik sõjaliselt. Inimesed teavad, inimesed tegelikult ei tea, kui võimas see riik on. Neil on palju meie varustust. Neil on palju suurepäraseid sõdureid. Ja nendega tuleb tõesti arvestada. Ja tore on see, et tänu meie suhtele on kõik väga hästi läinud. Ma tahan lihtsalt öelda, et ma austan presidenti. Ja ma arvan, et see on tõesti kasulik mõlemale riigile. Me hakkame täna rääkima kaubandusest. Me hakkame rääkima teistest asjadest, mis on seotud sõjaväega, paljudest erinevatest teemadest. Tõenäoliselt mainime Iraani, kus me oleme sisuliselt nende sõjaväe hävitanud. Nad ei tohi omada tuumarelva. Ja meil on väga head arutelud, aga me teeme Türgiga palju kaubandust. Me toodame suurepäraseid asju ja nemad toodavad suurepäraseid asju. Ja see on avaldanud väga suurt mõju mõlemale meie riigile. Ma tahan lihtsalt öelda, et mul on au teiega koos olla. Ja meil tuleb palju häid kohtumisi. Meil tulevad head õhtusöögid, hea toit. Meil saab olema tore aeg, aga peamiselt ootab meid ees palju tööd. Ja me teeme häid asju oma riikide jaoks. Suur tänu, härra president. Härra president, kas te kavatsete müüa F-35 lennukeid Türgile ja kuidas on lood õiguslike piirangutega? No see on otsus, mille me langetame. Meil on väga head suhted. Ma arvan, paljud inimesed, ma võin teile öelda, paljud inimesed, kaasa arvatud need, kes siin praegu istuvad, arvavad, et miks me ei peaks seda tegema. Meil on Türgiga paremad suhted ja Türgi on olnud paljuski palju lojaalsem kui teised riigid, kellest me arvame, et nad oleksid lojaalsed. Nii et jah, see on kindlasti midagi, mida me kaaluksime. See on suurepärane lennuk. See on parim, praegu kaugelt parim lennuk. Ja see on kindlasti midagi, mida me kaalume. Ja. Ja, Daniel, palun. Sa ei tea kunagi, miks suhe on eriline. Mõne inimesega saad hästi läbi, mõnega aga mitte. Mõnikord saad hästi läbi kõige karmimate inimestega, nagu temaga. Ja mõnikord ei saa sa läbi kõige nõrgemate ja armetumate inimestega. Lihtsalt ei saa läbi. Võib-olla sa ei austa neid, aga mina tead sellest päevast, kui kohtusime, saime läbi. Meil oli pastor, kui ma õigesti mäletan. Tema nimi oli pastor Brunson. See oli väga suur asi. Ja see oli väga traumeeriv. Talle määrati pikk vanglakaristus. Ja ma tundsin, et ta on süütu. Ja ma helistasin. Teised inimesed helistasid, nad ei jõudnud kuhugi. Mina helistasin presidendile ja ta vabastas ta kohe. See oli midagi, mida evangeelne kogukond ei unusta kunagi. Ja kuna ta oli hea mees, pastor Brunson, nii et tead lihtsalt sellised asjad, see on alati toiminud. Ja ma arvan, et see on olnud alguses peale, esimesest hetkest. See on lihtsalt, ma olen seda varem öelnud, see on keemia, mis meie vahel töötab. On neid, kellega mul ei ole head keemiat, ma ütlen sulle seda. Ja me lahendame sellega ära. Ma eelistaksin tulemuse saada. Mulle ei meeldi seda teha. Kas Euroopas on tõenäoliselt oodata täiendavaid vägede vähendamisi ja kas te olete rahul NATO liitlaste edusammudega? Tehtud, eks me näeme. Ma olin NATO-s väga pettunud. Ja ausalt öeldes, kui seda poleks peetud Türgis, kus mu sõber on väga tugev juht, väga tugev inimene, siis on võimalik, et ma poleks osalenud. Ma tundsin, et pean osalema, sest ma tean, et ta on endast kõik andnud. See oli suur asi, et NATO tuli Türgisse või ükskõik kuhu mujale. See on suur asi. Aga meid ei koheldud hästi, sest me tegime midagi Iraanis.
me ei vaja kellegi abi. ma ei tahtnudki nende abi, aga enne kui ma küsisin, ütlesid nad, et nad ei tule sinna ja me oleme investeerinud triljoneid dollareid NATO-sse. miks, et kaitsta Euroopa riike ja teisi, Kanadat ja nii edasi, aga et kaitsta inimesi, riike üldiselt. Varem oli see Nõukogude Liit, nüüd on see Venemaa. ja ma ütlen, et see on hea, aga võiks arvata, et nad oleksid väga valmis midagi tegema, et meid aidata. Ja tegelikult nad ei olnud. Suurbritannia puhul peaminister, ma arvan, et ta ei ole enam ametis. Võib-olla sellepärast see, mida ta tegi, oli väga ebapopulaarne. Ta ütles ei, me aitame pärast sõja lõppu. Ma ütlesin, et ma ei vaja sellist abi. Ne ei vajanud üldse mingit abi. Ja mingis mõttes ma testisin inimesi. Ma testisin, kas nad oleksid olemas meie jaoks. Sest ma olen ammu öelnud, et meie aitame neid, aga ma ei ole kindel, kas nemad oleksid olemas meie jaoks. Ja Itaalia keeldus meid aitamast ning Saksamaa keeldus meid aitamast ja Prantsusmaa keeldus meid aitamast. Ja see on okei. Aga tead, miks me kulutame sadu miljardeid dollareid ja nemad ei ole meie jaoks olemas? Meie oleme alati nende jaoks olemas olnud. Pigem. Sinu vene räägid. Kaitsesüsteem. Kui sa annad selle kolmandale osapoolele üle või tegeled teistega, mida see tähendab? Kas see ei ole osa kokkuleppest? Kolmas osapool. Kolmas mille suhtes? On muresid Venemaa raketitõrjesüsteemide pärast. Kas teil on nende süsteemide pärast muresid? Mul ei ole üldse mingisuguseid muresid millegi pärast. Ma mõtlen, tema on. Riigijuht, kes on teinud oma riigi palju paremaks, palju võimsam riik ja te näete seda, see on ilus. Sa tuled maha, teed on ilusad, see on hämmastav asi. Nüüd, mul ei ole mingit muret Türgiga seoses. Ma ütleksin, et suhted Türgiga on praegu tõenäoliselt paremad kui kunagi varem. See oli head minu esimesel 4 aastal, aga ma arvan, et nüüd on see tõenäoliselt isegi parem kui siis, kui see üldse võimalik on. USA. USA sõjavägi ja Türgi sõjavägi moodustavad NATO jaoks väga tugeva ja suure sõjalise aluse. Kas me ootame sellest kahepoolse kohtumise ja NATO tippkohtumise raames Ankaras täiendavat kaitsealast koostööd? Noh, me saame teada, kui ma sinna lähen. Me saame teada, meil tulevad kohtumised. Ma olen paljude juhtidega väga sõbralikus suhtes. Teate, mõned neist on uued, me ei tunne neid. Aga teate, ma olen seda nüüd juba üsna kaua teinud. Kui arvestada neid 4 aastat, mil meil oli võltsitud valimised, siis teate, ka siis olin ma poliitikas väga sees. Aga ma veetsin esimesed 4 aastat, veidi teistsuguses seisundis. Ja siis meil on olnud hämmastav, ilmselt parim aasta, mis Ameerika presidendil kunagi olnud on. Kui sa vaatad majandust, siis meil on parim majandus, mis meil kunagi olnud on. Meil on 19 triljonit dollarit, täpsemalt 19,2 triljonit dollarit, mis investeeritakse Ameerika Ühendriikidesse. See on 7 või 8 korda rohkem kui kunagi varem. See on maailma rekord, mitte ainult USA rekord. Ja ma just lugesin tegelikult, kui ma siia tulid, mulle just anti, ma olin autos koos nende ilusate hobustega, nende suurepäraste ratsanikega, nende suurepäraste sõduritega. Ja tuli teade, et Toyota kolib Mehhikost Ameerika Ühendriikidesse ja ehitab ühe suurima veoautode ja autode tehase, mis eales ehitatud. See on hämmastav ja just seda teevad tollid, kui neid õigesti kasutada. Meil pole kunagi varem olnud nii erakordset majandust või potentsiaalset majandust. Midagi sellist pole kunagi varem olnud. Eelmise administratsiooni ajal tuli sisse palju vähem kui $1 triljon investeeringuid. Ja meil on tegelikult esimese 12 kuu jooksul 19,2 triljonit, sest just seal see ongi tead tõesti. Nii et oleme seal olnud 1,5 aastat. Nii et see number on nüüd oluliselt suurem. Aga 19,2 triljonit, Scott, 12 kuu jooksul. Keegi pole kunagi midagi sellist näinud. Nii et meil on kaugelt parim majandus. Praegu on Ameerika Ühendriikides rohkem töökohti kui kunagi varem. Ja meil on mõne riigiga kaubanduses suurepärased suhted. Türgi on üks neist. Mulle see ei meeldi. Aga nad ostsid lennukeid Ameerika Ühendriikidest. Ja kui sa ostad lennuki Ameerika Ühendriikidest, siis kui mootorid remonditakse või tehakse muid töid mootorite kallal, toimub erinevaid asju, sealhulgas lihtsalt hooldus.
ma arvan, et meil on kohustus mootoreid hooldada ja aidata neil mootoreid hooldada. kui sa ostad meilt lennuki, siis mida me teeme, et öelda, et sa ostad lennuki, kui mootor vajab tööd? Või kui mootor tuleb taastada või isegi mingil määral uuendada. Aga ma arvan, et meil on kohustus seda teha. Mida sa siis teed? Ütled, et ma ei tee seda. Vaata, Türgi on olnud, ma tean, sa tead, paljud inimesed ei nõustu sellega, kuigi ma arvan, et ajaga hakkavad nad nõustuma. Türgi on olnud meile suurepärane liitlane. Türgi oleks võinud minna teisele poole. Nad tunnevad Iraani väga hästi ja nad teavad probleeme Iraaniga. Aga nad on olnud väga olulised koos mõne teise riigiga abistamisel. Nad oleksid võinud sellesse võitlusse sekkuda. Tead, mõned inimesed räägivad nende suhetest Iisraeliga. Nad oleksid võinud sellesse võitlusse sekkuda. Nad on väga võimas sõjaline riik. Nad ei teinud seda. Võib-olla nad ei teinud seda minu pärast, aga nad oleksid võinud sekkuda võitlusse teisel poolel. Nad on riik, kes on olnud väga hea. Ja ma saan rääkida ainult enda eest kui presidendina. Nad on olnud erakordselt mitmel moel meie suhete osas, sealhulgas püüdes lõpetada sõda Iraaniga või kuidas iganes te seda nimetate. See pole isegi sõda, see on sõjaline operatsioon. See on denukleariseerimine, tegelikult see ongi Iraani puhul, sest ma ei usu, et tema tahaks ka näha, et neil oleks tuumarelv. Ma olen selles üsna kindel. Tegelikult olen ma selles täiesti kindel. Aga kui nad ostavad meilt toote, olgu see lennuk või midagi muud, siis kui on aeg hoolduseks, kas meil pole kohustust neid aidata? Mida me siis teeme? Ütleme, et me ei lase teil kasutada toodet, mille ostmisele te palju raha kulutasite. Ja eriti kui tegemist on riigiga, kes on ausalt öeldes olnud Ameerika Ühendriikidele abiks rohkem kui paljud teised traditsioonilisemad riigid. Mulle ei meeldi seda teha. Mulle meeldib. Mul oli väga hea vestlus president Putiniga, kellel muide on president Erdogani vastu palju austust, väga palju austust tema vastu. Meil oli eile pikk vestlus, see kestis kaua ja ma rääkisin kohe pärast seda ka president Zelenskiga. Ma arvan, et mõlemad tahavad kokkulepet saavutada. Kahju, et see nii kaua aega võttis. Aga ma arvan, et midagi hakkab juhtuma ja president aitab meid ka sellega. Aga ma arvan, et midagi on tulemas. Tead, ma lõpetasin 8 sõda. Ja ma arvan, et me hakkame lahendama ja praegu ei tundu see tõenäoline, aga mõnikord, kui on sõda, siis ma näen, et just siis, kui see on kõige vähem tõenäoline, siis see juhtubki. Mul oli väga hea vestlus president Putiniga. Mul oli väga hea vestlus. Ma ütleksin, et see oli nagu kombinatsioon. Tihti läks mul hästi Putiniga ja Zelenski oli probleemiks või vastupidi. Zelenski oleks suurepärane ja Putin oleks, mõlemad tahavad selle nüüd ära lahendada. Rohkemgi veel. Kogu mu elu keerleb tehingute ümber. Ma tunnen neid läbi ja lõhki. Ja ma arvan, et nad teevadki seda. Ma arvan, et me saame selle lahendatud. Loodetavasti varsti. Eelmisel kuul hukkus 35 000 inimest, enamasti sõdurid. Kuu enne seda oli neid 24 000, kuu enne seda 27 000 ja kuu enne seda 29 000. Aga eelmisel kuul hukkus 35 000 noort sõdurit, enamasti sõdurid. Ja see on hullumeelne. Me räägime, aga selleks, et kaitsetööstus areneks, peab Ameerika Ühendriigid kaotama tollisanktsioonid. Härra suursaadik Barack on siin. Ta on viimastel kuudel selle kohta ka signaale andnud. Me teame ka, et president suhtub sellesse positiivselt. Kaubavahetuse mahu eesmärgini jõudmine ning ka NATO tippkohtumisel siin, enne kui härra Trump saabus, teatasid nad sellest juba. Tegelikult teatasid nad ka, et Türgi osaleb tippkohtumisel koos sanktsioonidega, kuid samal ajal oli vastuolu selles, et sanktsioonid kehtivad Türgi suhtes. Ja meie vaatajatele, kes võivad olla just praegu kanalile lülitunud. Oodates meie tavapärast saadet, vaatame hoopis praegu otseülekannet Ankarast. Türgi, Ankara. Me võtame sanktsioonid maha. Vau, see on huvitav, me vaatame president Trumpi pressikonverentsi. Ma ei taha, et ta raiskaks oma aega sellele küsimusele vastamisega, sest me teeme väga tihedat koostööd Marco Rubio, väga kuulsa mehe, suurepärase välisministri ning Scott Bessetti, Peetri ja kõigi teistega. Me võtame sanktsioonid maha, on aeg seda teha.
me ei taha sõpradele sanktsioone kehtestada, see on väga lihtne. On palju inimesi, keda me saame sanktsioneerida ja meid ennastki on sanktsioneeritud. Me ei taha sõpru sanktsioneerida. ja tänu presidendile tead, meil on väga head suhted Süüria uue juhiga ja ta on teinud hämmastavat tööd. Aasta ja poolega on ta kogu riigi kokku toonud ja mul on temaga väga head suhted. Ja keegi ütles, et tema sinna panemine on üsna karm. Ma kiitsin ta heaks koos presidendiga. Me olime need kaks, kes teda tõesti tahtsid. Ja ta on teinud suurepärast tööd. Ta on teinud suurepärast tööd. Ta on selle kõik kokku toonud. See pole lihtne töö. Türgi peaminister Maloni suhtes see Truth Sociali postitus oli kurnav. ma ei tea, ma arvan, et ta on tegelikult tore inimene. Meil oli hea, meil oli halb suhe. See läks natuke halvaks, sest ta keeldus meid aitamast. Jällegi, ma ei avaldanud talle suurt survet, aga ta keeldus Hormuzi väinaga tegelemast. Või võid ka öelda lihtsalt Iraaniga. Ta keeldus sekkumast. See rikkus natuke minu suhet temaga. Aga mulle ta meeldib. Ma arvan, et ta on tegelikult tore inimene. Aga ma arvan, et ta tegi vea. Tead, nemad saavad suure osa oma naftast sealt. Meie ei saa sealt midagi, meil on palju oma naftat. Ameerika Ühendriikidel on rohkem naftat kui kellelgi teisel. Ja kui sa lisad sinna veel Venezuela, siis on meil palju rohkem naftat kui kellelgi teisel. Meil ei ole neid väinasid vaja. Me teeme seda, sest me arvame, et see on oluline asi. Aga ta lihtsalt ei olnud meie jaoks olemas. Ja ma ei olnud selle üle õnnelik. Sa võid ette kujutada. Ma ei olnud selle üle õnnelik. Miks sa nii arvad? Mis tingimused on muutunud? Kas Putin tundus avameelne? Millega? Kas Putin tundus olevat valmis mingiteks järeleandmisteks? Pole kunagi muutunud. Ma lihtsalt ei taha, et ta inimesi tapaks. Tead, see ei mõjuta Ühendriike. Kui Biden siin oli, andis ta neile $100 miljardite väärtuses varustust. Nüüd müün ma varustust, tead küll, õiglase hinnaga, täishinnaga. Ja ma ei müü seda Ukrainale, ma müün selle Euroopa Liidule. Nemad maksavad meile. Aga minu puhul pole seal muud põhjus kui see, et ma tahan elusid päästa. Sul on 25, 35, 30. Ühel korrad jõudis see 41 000 hinge kuus. Nad on surnud. Nad jätavad oma ema Ukrainasse. Nad jätavad oma ema ja isa Venemaale Ukrainasse. Nad levitavad hüvastijätuks. Ja nädal hiljem on nad surnud. See on hullumeelne. Ja ma tahaksin näha, see ei mõjuta meid, see on tõesti, tead, see on kaugel. See mõjutab Euroopat palju rohkem. Me oleme seal, et aidata Euroopat, aga see ei mõjuta Ameerika Ühendriike. Meil on vahepeal ookean. Aga tead, see on lihtsalt, ma ei suuda vaadata, mis toimub. Ma olen näinud pilte neist lahinguväljadest. Ja see on droonisõda, see on droonide sõda, see on täiesti uus tehnoloogia. Ja tegelikult oleme me nüüd droonide alal esikohal. Meil on kõige arenenumad droonid, aga inimesed ei usuks, kui vägivaldne see on. Ja ma olen näinud neid lahinguvälju, nad saadavad mulle pilte. Tegelikult tahaksin öelda, ärge saatke neid mulle. Pete, see mees siin saadab mulle pilte, Pete Hegseth. Ja ma ütlesin, Pete, tead mis? Pole mõtet vaadata. Ma pole kunagi midagi sellist näinud. See on veresau. Ja see peaks lõppema. Kas me olime valmis tegema mingeid järeleandmisi, et sõda lõpetada? Kas teie kultuur oli valmis? Ma saan mõlemaga väga hästi läbi ja me lahendame selle ära. Ja president Erdogan aitab meil selle ära lahendada, nagu ta aitab ka Iraaniga. Millega seoses? See oligi see, mis kahjustas minu suhet NATOga, sest Gröönimaa ei aita Taanit. Taani ei kuluta raha selleks, et Gröönimaad tõeliselt aidata, aga see on Ameerika Ühendriikide jaoks oluline osa. Ja seda ümbritsevad Hiina laevad ja Vene laevad. Ja seda ei juhtu. Selliseid laevu sinna ei tule. Just Gröönimaa oli ja on siiani see, mida peaksid kontrollima Ameerika Ühendriigid, mitte Taani. Ja kui nad sellega nõus ei olnud, arvestades kogu seda raha, mida me kulutame, et neid Venemaa vastu aidata, ja tegelikult me ei peaks üldse raha kulutama, me võiksime kõik oma sõdurid Euroopast ära tuua. Sest nagu te ilmselt märkasite, on Euroopa praegu hoopis teistsugune koht kui 20 aastat tagasi. Väga erinev, palju erinevam. See on palju erinevam ja nad peaksid olema immigratsiooni ja energia osas väga ettevaatlikud.
kui nad nende kahe asjaga ettevaatlikud ei ole, siis ei jää Euroopat enam alles. olgu, aitäh teile kõigile.